Millised on peamised vead Norra eksportides? Milline näeb välja norrakate ühiskond ja kuidas nendega koostöö käib? Mis peaks paigas olema ettevõttes enne, kui sa Norra turule minema hakkad ja mis on samm-sammuline protsess selleks, et oma toote või teenusega Norra turule jõuda? Mina olen Timo Porval, turunduslaborist ja digiagentuurist Lavi. Ekspordime osa number 23 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTube'is ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube'i kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas naine, kes elab Norras ja aitab Eesti ettevõtetel Norra turul oma müüki käivitada. Norra turuga toimetab ta juba 2007. aastast, ekspordi müügi ja äriarendusega üle 20 aasta. Seda nii rahvusvahelistes suurfirmades kui Eesti omanike ettevõtetes. Ravimiärist kuni alkohoolsete jookideni, lisaks mööbel ja tehnikatooted, muidugi IT ja tehnoloogia ning finants- ja teenusärid. Ühes välismüügile suunatud tööga ja hobina selle kõrvalt on ta läbi reisinud üle 70 riigi. Ta veab ekspordibutiiki Export to Norway ja temaga on viimase aasta jooksul Eestist ühendust võtnud rohkem kui 200 ettevõtet. Lisaks 50 ettevõtet Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Saksamaalt, Sloveeniast, Prantsusmaalt ja isegi Iisraelist. Tema maksvate klientide seas on täna ettevõtteid startupidest kuni 100 miljonilise käibega ettevõteteni välja. Vaid aastaga on tema jälgijate arv LinkedInis ületanud 7000 piiri ja iga jumala postitust loeb vähemalt 3-4 000, aga sageli ka 5-10 000 inimest. Vägev või mis? Ta on töötanud erinevates valdkondades, nagu on seda turu-uuringud Nielsen, GlaxoSmithKline, Ravimiäri, PBH Baltics ehk Saku Eesti, Aldaris Lätis, Eaton, tehnikakontsern, Guild Bankers, tollane Baltikumi suurim investeerimispank, Sorainen, advokaadibüroo kontoritega 4 riigis, Microsoft, lisaks kolis ta selle töö tegemiseks Riiga ja äriarenduse kõrvalt tuli uue suunana sisse Government Outreach, seda üle Baltikumi ning Bellus, Eesti mööblitootja rahvusvahelise müügitiimiga üle Euroopa. Ekspordi suunalt oma üheks kõige arenevamaks tööks peab ta Guild Bankersi fondidesse raha tõstmist üle Euroopa ja maailma. Ta oli tol ajal iga jumala nädal mõned päevad Londonis, Stockholmis, Genfis, Helsingis, Zürichis, Oslos või kus iganes müüki tegemas potentsiaalsetele investoritele, et saada neid Guildi fondidesse raha investeerima. Nagu kuulda ja arvata võib, siis on ta ägedaid asju oma karjääri jooksul teha saanud kuhjaga ja sinna kõrvale palju purjetada ja reisida ning 2 kuud ka eralennukiga mööda Euroopat lennates. Anneli Andersen, tere tulemast podcasti Ekspordime. Oh, wow. See oledki sina. Äge, jaa, niimoodi, jaa, sõnatu. Kas sa tahaksid siia juurde midagi täiendada, parandada, muuta? Ei, ma arvan, et võib-olla mida ma täna seda tööd tehes, mida ma siis täna teen oma ekspordibutiiki pidades, et kui ma kunagi 10 aastat tagasi mõtlesin, et miks ma iga kord teen neid raskeid valikuid karjääris ja liigun uude sektorisse, siis täna tagasi vaadates ma olen super tänulik, et ma just nii seda tegin, sellepärast, et kui mul täna küsitakse, kas ma fokusseerin konkreetselt mingitele kitsastele valdkondadele, siis ma saan öelda, et mul on julgust vaadata suhteliselt laialt otsa erinevatele nendele ekspordilugudele, case'idele, Eesti ettevõtetele ka selles suunas, et ma ei pelga ühtegi ärisektorit, olles toimetanud nii, ehitanud üles distributsiooni-networke, töötanud agentidega, töötanud oma müügitiimidega ja tegelikult täpselt nagu sa ka ütlesid, Guild Bankersis tõstes ka raha Eesti fondidesse. Et ma mäletan, kui ma tol hetkel läksin investeerimispangandusse tööle, tulles nagu täiesti teistest sektoritest, siin sai mainitud juba Nielseni turu-uuringute poole pealt, GlaxoSmithKline ravimiärist ja alkohoolsete jookide äri, siis Carlsberg
Kongsbergi grupis olevas Saku Saldarises ja Schwitturi Suutenuses, ja lisaks sinna veel Eatoni kontsernina distributsiooni networki üles ehitamine, ja kui ma läksin, siis tegelikult Gildi, siis juhtus see, et just minu panganduses töötavad sõbrad olid need, kes väga ettevaatlikult et see on nagu peaaegu võimatu tõsta välisraha Eesti fondidesse, eks ju. Aga mis mina olen nende oma karjääriliigutustega õppinud, loomulikult hästi kerge on viia ennast sinna punkti, et oh my god, et see challenge on liiga suur, ma kardan, ma ei julge. Aga tegelikult, kui sa jagatad ülesanded väikesteks sammudeks, hakkad toimetama, eks ju, siis nendesse samadesse Gildi fondidesse, et minu meelest kui ma õieti mäletan, meie flagship fondi Gild Arbitrage'i väärtus tol hetkel oli kas 30 milli euri, kui ma liitusin ettevõttega. Ja me tõstsime sinna ligi 50 miljonit euri ja fondi väärtus kasvas 100 miljonini. Et siis tuli küll finantskriis ja omad väljakutsed sellega, aga sellise müügitöö rahaga ja tegelikult on ju tegu täpselt samasuguse eksportmüügiga, lihtsalt finantsmaailmas me veel enam müüme usaldust ja tulevikulubadusi, on ju. Kui ma ütlen, kui ma seda kokku panin, seda sinu kohta, seda infot, siis ma vaatasin, et mis naisega tegu on, mida kõik ära tehtud on. Ja nagu sa ütled, tõesti väga paljudes erinevates sektorites. Ja eks mul vahel mõned sõbrad, siuksed head natuke ka mentorina kõrval, ega nad on ka öelnud, et Anneli, sa ei tee elus kõige lihtsamaid valikuid alati, aga võib-olla jälle ma ütlen, et täna tagasi vaadates ma ei kahetse ühtegi sammu. On olnud ka selliseid hetki loomulikult, kus mõtled appi, my god, nagu päriselt, eks ju, ka tegelikult siukses kultuurilises ja juhtimise võtmes, et eks on nähtud ju väga erinevates ettevõtetes töötades, on jällegi olnud nii, nagu ma täna saan võrrelda Eestit ja Norrat, olles mõlemas siis ikkagi 2 jalaga sees, mitte lihtsalt 1 jalaga, siis tegelikult ka see ettevõtete, korporatsioonide, Eesti omanike Baltikumi tiimidega, eksportmüügiga, see võrdlus ka nende ettevõtete kultuuride ja tiimide ja toimetamise ja ka vabaduse või kontrollimise suuna pealt on päris erinev. Mis sind nendest rasketest hetkedest läbi on aidanud, kui sa vaatad, pagan, kuidas ma sellest challenge'ist nüüd läbi tulen? Ega ikka, kuidas öelda, see aja võtmine ja asja läbi mõtlemine. Ja siis on ka, ma olen väga õnnelik oma selle lähiringiga sõprade suunalt, et toimekate kogemusega ja kui ma selles seltskonnas siis saan jagada ka neid oma väljakutseid ja mõnel puhul just täna ka peegeldades oma mõningaid nagu väljakutseid, siis tagasiside just, mis ma täna tajun ka siit Eesti kultuuriruumi pealt, kui mul tekivad mingisugused sellised tagasilöögid, eks ju, aga kõige enam just läbi mõeldes selge peaga. Muide, siuksi eluraskusi oleme alati läbi käinud pigem, kuidas seda öelda, poliitiliselt korrektselt ja ilusti kaine peaga, on ju, et need ei ole need hetked, kus veiniklaasi taga mõtled? Ei, veiniklaasi taga kirjutatakse, ma ei tea, LinkedIni about teksti või midagi siukest, kus on vaja nagu end inspireerida ja olla selles siukses nagu mõnusas chill mode'is. Aga anna kuulajale selline põgus ülevaade, mida sa täna just peamiselt teed ja siis mis värk selle eralennukiga oli ka? Jaa, kust ma siis alustan? Ma alustan, millega ma täna tegelen. Just. Et täna ma aitan Eesti ettevõtjaid siis Norra turul oma eksportmüüki üles ehitada ja eks ma olin seda vajaduspõhiselt näinud tegelikult juba, nagu sa mainisid, 2007. aastast Norra turuga toimetades, eks ju, ja iga turuga, kus sul ei ole keelt, mina ju toimetasin nende eksportturgudega tollal inglise keeles, kaasa arvatud Põhjamaa turgudega, ja juba ainuüksi selline asi nagu potentsiaalsete partnerite väljakaardistamine, eks ju, Google Searchiga, kui sul keelt ei ole õiged märksõnad, see võib-olla mõned märksõnad leiad, aga see, millise kvaliteediga potentsiaalsete partnerite nimekirja sa ikkagi paned nagu kohaliku keele pealt turgu lugedes ja eks turul on ju ka meediaartikleid nende ettevõtete kohta, ka mingisuguseid turu kokkuvõtteid, üldistusi, et seda vajadust ma olin juba siis näinud. Ja vaieldamatult ka näiteks nende samade Gildi fondide müümisega Põhjamaa turgudel, hästi suur vahe oli ka Rootsil ja Norral. Et
eestlaste jaoks ikka, kuidas öelda, kultuuriliselt, geograafiliselt lihtsam, ma täna seni ütlen, võiks olla selle müügi suunamine loomulikult targalt ja õieti seda teha mingis mõttes Soome ja Rootsi turuga. Taani on nüüd selline huvitav turg, mille eestlased on sageli ära unustanud, mitte et ma seda igas sektoris julgeks nagu tugevalt soovitada, näiteks mööbli ja disainiga võib olla Taanis väga keeruline. On ju. Aga nüüd, kui me tuleme Norra turu juurde, siis Norra on, eks ta on siuke tuntud protektsionistlik turg ja kui sa sinna tuled oma uue ägeda, näiteks räägime Eesti tarkadest, ägedatest toodetest ja teenustest, siis eks loomulikult kõigepealt see Norra potentsiaalne partner või sinu klient mõtleb, kas keegi Norras ka midagi sarnast teeb. Ta vaatab enda ümbert ja siis tekib see teema, et keda seal on, mida pakub see konkreetne Eesti ettevõtte, kui valmis on ka selle Eesti ettevõtte toode ja kui palju ta funktsionaalsusest on näiteks parem sellest võib-olla kohaliku turu lihtsast alternatiivist. Ja siis ega me ei saa eitada, Norra turg, kui ta ostab üle riigipiiride sisse, siis nad ise poliitiliselt korrektselt nimetavad seda, nad ostavad väärtust. Tegelikult muidugi tahavad näha seal ikkagi mingit hinnavõitu, on ju. Et see on see selline, nii et vajaduspõhiselt oma ekspordibutiigile esimese äriplaani ma tegelikult kirjutasin juba 2009. aastal, siis elades Eestis ja olleski nende finantskriisi järgselt Gildist välja astunud. Aga minu juurde tuli siis tol hetkel neid ettevõtjaid oli 4-5, kes olid meil Gildis investorid, olid näinud, kuidas ma Gildi fondidesse raha tõstan ja tulid minu juurde, Anneli, hakka meie asju Euroopasse viima. Ja niimoodi ja tol korral, kui ma nendele asjadele otsa vaatasin, ma saingi aru, nad olid kõik selles positsioonis, et täiskohaga ekspordijuhti endale palgale võtta, natuke nagu siuke mõne koha pealt ka riskibisnis ja võib-olla ka eelarvelistel põhjustel, võib-olla ka ei olnud täiskohaga kohta vaja, on ju, aga selline outsourcitud teenusena ta sisse osta, kombinatsioonis siis, seal on alati mingisugused ettevalmistavad tegevused, mis on mida iga minu sektoris toimetav ettevõtja ikkagi peab ühel või teisel moel hinnastama, et seesama turu kaartistamine või selle müügiloo ära pakendamine või ka potentsiaalsete partnerite välja kaartistamine, need on asjad, mille pealt see ettevõtja võib hiljem ka ise lennata, eks ju. Aga siis, kui me juba hakkame nende partneritega toimetama, neid pikaajalisi suhteid ehitama, see on see, kus saab tuua sisse ka selle tulemustasu teema, eks ju. Et mitte kõik, on inimesi, kes ütlevad, et nemad tahavadki toimetada üksnes tunnitasu või palga. Mina olen nüüd see ettevõtja, kes on valmis siin ka seda riski jagama ja seda võimalust nägin ma tegelikult juba 2009. Nii et kui see Norra kolimise teema tuli, siis ma kohe teadsin, mida ma teha tahan. Oma ekspordibutiiki, mul oli lihtsalt see väljakutse, et ma tahtsin oma Norra keele saada samale tasemele vähemalt, kui mul on inglise keel. Ja inglise keelega 7. keskkooli või inglise kolledži taust, 20 aastat tööd inglise keeles, mul olid kõrged nõudmised endale. Võtsin väikse aja, et see keel sinna üles tõmmata. Aga kui me nüüd tuleme selle eralennukiga lendamise juurde, siis mis see aasta võis olla? Ma nüüd praegu mõtlen, kerin tagasi. See oligi finantskriisi järgne aeg. See oli vist 2009 või 10. See oli 2010. Ja Kate Seelats ja üks tema hea sõber USA-st, nemad olid otsustanud siis teha sellise Fly for MS, multiple sclerosis. Põhimõtteliselt tõstsid oma lendamisega teadlikkust multiple sclerosis kui haiguse ja väljakutsete vastu ja Keith'i sõber oli siis, tema oli investeerimispanganduses tegelenudki multiple sclerosis ravimite ja sinna investeerimisega, nii et oli teemaga ka vist läbi ühe lähedase sõbra suhteliselt seotud. Ja mina sattusin nendega liituma selliselt, et nad tulid Tallinnasse ja kuidas nad raha tõstsid muuseas oma lendamise jaoks, nad pakkusid Tallinna kohal selliseid väikseid lennutuure, nii et ma ajasin neile 2 lennukitäist sõpru kokku, ma ei tea, kas tollel oli Eesti kroon ja 500 kroonise sõite ja siis, kui me sealt lennukist maha tulime teise ringi pealt, siis ma mäletan, Kate ütles, et aga kuule, me homme lendame Moldovasse, äkki tahad kaasa tulla? Ja sa ütlesid jah?
Ma põhimõtteliselt kohe mõtlesin jah, mul õde oli seal kaasas, ma kohe ei öelnud jah, mul õde ütles, ta nägi sekundist üks, et ma ütlen jah, aga mul oli ikka mingi põrge, ja ma olin oma eelmise tööga jõudnud sinna kohta, kus ma teadsin, et on aeg edasi liikuda ja siis ma saatsin need puhkuseavaldused ja ma läksin ja esialgu vaatega, et ma teen seda mõned nädalad. Aga siis jah, ma lendasin nendega 2 kuud mööda Euroopat, võttes küll kas 2 pausi selle aja jooksul, et ma jäin üksinda maha Korfule ja pärast ma jäin Lissaboni. Et vahepeal peab puhkama nagu. Reisimisest tuleb puhata. Väga lahe. Millise eksporditiili osas sa kõige rohkem ise uhkust tunned ja miks? Ja sellest gildifondidest ja raha tõstmisest, sellest ma juba rääkisin, et see oli tõesti nagu seda enam, et mulle panganduses töötavad inimesed olid mind hoiatanud selle väljakutse eest, aga mul endal on väga hästi meeles, kuidas ma gildi läksin ja see oli vahel sa tunned, et see on see, mida ma nüüd päriselt tahan ja mina mäletan, minul oli see tunne see, et ma olin juba HR-iga mingisugused intervjuud seal ette läbi käinud ja kui ma istusin siis maha tollaste gildi partneritega Rain Tamm eesotsas, ma arvan, neid oli 4 tükki mul seal laua taga, Taavi Leppmets ja Tõnno Vähk ja kes seal veel võis olla ja kui ma sealt siis tol korral City Plazas nagu selle liftiga alla sõid, siis ma teadsin, see on see, mida ma tahan ja tundus, et nemad tahtsid seda sama ja niimoodi me siis koos seda asja tegema hakkasime. Ja teine teema muidugi enne gildi, millega ma juba ju tegelikult ka toimetasin, mida võib lugeda täpselt samasuguseks eksporditööks. Ma olin Eatoni, tollase nimega Cooper Industries, mis täna on siis börsil nimega Eatoni esimene inimene Baltikumis. Ja mida nad minult vajasid, oli ehitada neile üles distributsiooni network siin Baltikumis ja ka tegelikult Soome, mul oli ka Soome vastutus. Niimoodi, et ma töötasin siis Eatoni 20 tehasega üle Euroopa. Ja kuidas Eaton mind palgale võttis, see oli nagu, kuidas öelda, ma olen siiamaani väga tänulik Sven Simpsonile ja Cooper Industries siis regiooni juhtidele tollal, nad ju tõid mu sisse tehnikakontserni. Mis tähendas see portfell tooteid, mida müüsin, oli siuke Elektroskandi ja SLO valik 80%, täielikud tehnikatooted, eks ju. Ja naiste rahvana, et nad julgesid mind usaldada, see oli päris äge. Ja esimesed 2 kuud, oli see 10 nädalat, nad olid pannud siis mulle kokku siukse travel reisiplaani, kus ma iga nädal käisin 2 Cooperi tehases üle Euroopa ja minu roll oli õppida need tooted nii palju selgeks, et ma suudaksin saada nendega need distribuutorite miitingud, sellepärast et siis, kui me juba need miitingud saame, siis me lennutame, kas on need tootejuhid või erinevad inimesed sinna mulle kõrvale, kes siis täiendavad selle tehnilise info poolega ja see Cooper, nii et sisuliselt ma olin nagu väike eraettevõtja suures korporatsioonis, kelle roll oli leida nendele 20 Cooperi tehasele üle Euroopa matching partnerid siin Baltikumis ja Soomes, kes nende tooteid edasi võiks müüa. Sisuliselt tegelikult seda sama tööd ma ju täna teen Norras, on need Eesti ettevõtjad või välisettevõtted, ma mäpin neile need potentsiaalsed või kaardistan neile need potentsiaalsed partnerid, hakkan nendega suhtlema ja kui me juba saame laua taha, siis ma toon need Eesti ettevõtted endaga koos sinna laua taha, sellepärast et nemad on alati, jäävad oma toote kõige tugevamaks, paremaks eksperdiks. Jah, nad on ju selle üles ehitanud ja nende hing on sinna sisse pandud. Ja. Sinu juurde pöörduvad 100 Eesti ettevõtted. Millist tüüpi need ettevõtted tihti on? On need tootjad, on need startupid, joonistub sealt mingi muster välja, et keda sa kõige paremini ka aidata ise oskad ja tahad? Ja see skaala on täna ikka, seal on kõike. Et seal on alates sellest targast tootest ja teenusest kuni tegelikult tehase majadeni välja. Sinna vahele kindlasti palju mööbli, interjööri, ehitustoodete teemat ja tulenevalt sellest, et ma ju elan Norras Stavangeris, mis on Norra naftapealinn. Mu oma abikaasa töötab ka naftasektoris. Siis on ka neid ettevõtted, kes sihivadki Norra oil and gassi ja offshore Norras ei tähenda mingit maksuparadiisi, tähendabki Norra nafta- ja gaasisektorit, tähendab neid platvorme, mis on siis kaugel meres, offshore.
ja muidugi ka marine industry't ehk et laevatööstust, ehitust sihtivad ettevõtted ja ka täiesti Norra tööstust, aga loomulikult on ka joogitootjaid, on toidutootjaid, toiduga ma küll olen väga ettevaatlik, on ka siin kosmeetika teemasid, et see kuidas öelda, see ettevõtete ulatus, see on ikka täiesti seinast seina, aga eks me siis igaühega vaatamegi ja ma väga ausalt selles esimeses kohtumiste ringis annan ikkagi oma tagasiside, kas ma näen ja mis tüüpi võimalusi ma näen. Ja ütleme niimoodi, et poolte ettevõtete puhul nendest 200 ma ikkagi julgelt võin öelda, et kas nad ei ole ekspordiks veel päris küpsed või ei ole Norra turg neile see koht ka, kust alustada, eks ju. Et nagu ma juba enne mainisin, mingitel juhtudel siin võib olla neid kergemaid eksporditurge ja Norra turul referentsi baasina kindlasti tugevamad on ettevõtted, kellel on midagi ette näidata Rootsist ja Taanist, ikka see kuldne Skandinaavia kolmik, eks ju. Norra või see Soome referents, see on juba natuke so-so, et Eesti ettevõtetel, Soomes, kuidas öelda, norrakad võib-olla ka näevad siuke lähiturg ja eks Soome on ikkagi Skandinaavia definitsioonist ju skandinaavlaste jaoks ikkagi Norra või Soome on Nordic, on ju, et siin tehakse väga suurt vahet. Et jah, võib-olla nii palju siis sellest ettevõtete skaalast, aga keda aidata saan, on ju, siis ongi väga, väga konkreetselt hakkame asjadele otsa vaatama ja ega see potentsiaal, kes keda sihib, see saab siin olema see võtmeküsimus ja võib-olla minu jaoks ei ole huvitavad sellised ettevõtted, kes taga jäävad üksikuid tehinguid, et minu jaoks on ikkagi palju huvitavam kui need ettevõtted on strateegiliselt läbi mõelnud, kuidas Norras suureks kasvada, mis tüüpi partneritega koostöös nad seda teha saavad. Et on seal teisel pool distribuutor või arenduspartner või nagu ma nimetan müügi- ja installatsioonipartner, ettevõte, kes justkui võtab su teemaga esindada ja korraldab ära sealse installatsiooni poole, aga teenib ka siukest nagu müügi lisaprotsenti sealt kõrvalt, et seda tüüpi pikaajalised partnerlused on need, mis on mulle kõige huvitavamad. Enne kui me hakkan uurima natuke selle Norra ja ühiskonna ja inimeste ettevõtjate kohta, sa korra mainisid, et Soome on üsna lihtne eksport. Et siin lihtsalt saatest on läbi jooksnud päris palju, kes on nagu Soomes ebaõnnestunud. Mis sa arvad, mis need ebaõnnestumise põhjused või murekohad on ja mis selle Soomes edu tagaks? Ja ma ei taha üldse öelda, et Soome eksport on lihtne. Absoluutselt, et ärge siin must valesti aru saage, ma lihtsalt võrdlen, et ta võiks olla kergem kui võib-olla Norra, ühel alustaval eksportijal ettevõttel, eks ju. Ja ma arvan, et need ebaõnnestumised Soome turul, eks nad on suht sarnased nagu tegelikult teiste Skandinaavia riikidega ja see mingis mõttes hakkab sellest müügiloost ja väärtuste ja turu tunnetamisest pihta. Et kuidas öelda, et kui ma täna mõtlen, kuidas ma ka Gildi ajal Norra suunas seda müüki tegin või millise väärtusbaasi pealt ma toimetasin, see, kuidas ma täna Norras elades, seda ühiskonda tunnetades, teda mõistes ja ka aru saades, kuidas neid vestlusi pidada või mis on oluline, eks ju. Ma ikkagi ka ühele suhteliselt noorele ettevõttele võin väga kiiresti öelda, et ega ühel alustaval ettevõtjal Norra turule minna väga keeruline, sellepärast, et mida Norra turg ka otsib, ta otsib ikkagi sellist stabiilsust, kohalolekut, ka seda ajaloo näitamist, sellepärast, et eks see Norras see töötund on ju nii kallis ja see tuleb mängu ka just eile ühe ettevõtjaga rääkisime, see tuleb mängu ka selles faasis, et kui seal ettevõttel ei ole näidata ette siukest ütleme mõnes traditsioonilisemas äris, see ei puuduta alati tarku tooteid ja teenuseid, siukest pikemaajalist käivet ja jalad maas ja finantsid korras, siis see Norra potentsiaalne partner, ta ei taha investeerida liiga palju oma aega, et vaadata üldse seal case'ile otsa, sellepärast, et ta kardab, et võib-olla see 2-3 aasta pärast sa ei saa oma lugu käima ja siis tema jaoks on olnud nagu raisatud investeering ka ajaliselt, mitte üksnes rahaliselt, et see on päris tugevalt, millega peab arvestama. Et me Eestis mõtleme, et mis vaatab otsa ja et ma näiteks oma näitel ka, ega tegelikult see 200 ettevõtte ekspordiloole otsa vaatamine
Oh, wow. Ma kulutan iga ettevõtte peale ikkagi 3 tundi kindlasti. Ma vaatan nende veebilehele otsa, ma küsin need mingid numbrid, me teeme kohtumise, kui ma juba panen ka pakkumist kokku, sealt tuleb veel omajagu neid numbreid. Et täna ma natukene ka tunnen, et eks selles minu töö, minu enda teenuse müügifaasis on väga palju sellist tasuta, natukene võib-olla EAS-i ekspordinõuniku rolli, eks ju, aga ma oma peas olen selle lahterdanud sinna, et me hakkame Norra ühiskonnast ka rääkima. Norra ühiskonnas on ju üks väga oluline väärtus, on ka selline tagasiandmine ja koostegemine ja heategevus ja nõrgemate toetamine, et olgu see siis minu panus tagasi Eesti ühiskonda ja sellega, eks ma mingil määral ju ikkagi kõige sellega, see on ka põhjus, kuidas ma võib-olla täna natukene siin Eestis ringi toimetades märkan, et tead siuke Norra Anneliks või oma personaalse brändi või selle oma äri ja nime ülesehitamise üks faas, eks ju. Just. Mis ekspordilugu tähendab? Mis tähendab ekspordilugu? Ta tähendabki, ekspordilugu. Minu jaoks see tähendab seda, selle ettevõtte nagu võlu ja valu, ütleme siis niimoodi, neid kaotusi ja võite ekspordirindel. Et kuidas nad omal ajal üldse sellele ekspordile lähenema hakkasid, millistele turgudele nad läksid, kuidas neil seal läks, millised numbrid neil täna, et see nende nagu, kuidas öelda, nende lugu ekspordirindele, mida nad on teinud, et see on võib-olla, mida ma nimetan, kui ma kasutan seda sõna sellises lauses, ma olen väga tänulik kõigi nende ekspordilugudest, mis minuni on tulnud. Nüüd teine teema võib-olla, mille pealt ka sa seda küsisid ja võib-olla ma vahel kasutan neid termineid nagu segamini, hästi oluline eksportmüügis ja just Põhjamaade suunal, aga ma arvan, et ka teistel turgudel on tegelikult müügilugu, minu ekspordi müügilugu. Ja Norrakale müümine ei ole nagu ameeriklasele müümine, et selline suure laulu ja jutuga. Mul on olnud muide Eestis kohtumisi ja ka ekraani vahendusel siin COVID ajal, kus ma olen täitsa pidanud mõnele ettevõtjale ütlema, et unit down a bit. Et sa ei pea mulle end üle müüma, et mina pean aru saama nagu päriselt, kus on teie tugevused, kus on teie nõrkused, et siis ma saan aidata teil pakendada seda lugu, eks ju. Ja see lugu on väga oluline selles plaanis, et Norras öeldakse ka, et ega Norrakale müümine, Norrakaga sa jõuad nagu nende päris tehinguteni, kui Norrakas tahab osta. Ja kuidas sinna jõuda, eks kui me räägime siuksest, võib-olla ma nüüd natukene rändan ka jutuga, aga müügitehniliselt, eks ju, kuidas see peale hakkab? Kaardistame need potentsiaalsed partnerid välja, siis ma hakkan nendega rääkima ja mingi seltskonnaga neist alati, seal võib olla ka juba networki põhiselt, aga alati mingi osa sellest on ka täiesti cold callingust alates, eks ju. Ja hakkan nendega rääkima ja siis ju tavaline on need sinu oma networki kontaktid või on need sealt väljaspool, saada midagi. Ma vaatan otsa. Ja võt see on see koht, kus me nagu põlve otsas selle ekspordis võime liiga lihtsalt libastuda. Et me teemegi siukse väikse e-maili, vaata meie veebilehte, on ju. Näiteks isegi, mis mina olen märganud ka mulle ekspordilugudele otsa vaadates, mul on tihti lugu, ma saan parema info kätte ettevõtted tutvustavad presentatsioonist, sest sealt tuleb natuke välja ka seda ambitsiooni ja referentsi selgemalt. Veebid lähevad siukse väga turunduseks sageli laiali, on ju. Ja siis, kui ma hakkan nende potentsiaalsete partneritega rääkima, siis ongi saada midagi. Ja nüüd on see, et ega nad ju sageli ei ava seda. Enne, kui ma siis jälle helistan ja siis parimal juhul nad istuvad arvuti taga ja siis me koos otsime meili ja avame. Ja siis me avame teda ja see on see koht, kus mina mulisen norra keeles juurde ja ma kuulen, kuidas tema loeb, nagu sõna otseses mõttes kuuled, kuidas tema loeb. Ta nagu screenib seda lugu, mis ma olen talle siis saatnud. Ja see on see koht, kus see lugu peab olema nii hästi vormistatud, et sellel kiirel vaatlusel, mitte liiga paljude sõnadega, tal tekib natuke nagu soome keeles on hea sõna, et siin on sisu. Et nendega võiks rääkida. See ei tähenda ilmtingimata, et seal taga saab olema äri, aga see tähendab seda, et ta vaatab, nendega võiks rääkida. Ja see on ju see, mida me selle esimeses faasis müüme. Me tahame saada laua taha. Me tahame saada laua taha, et oma lahendusest rääkida ja tegelikult kas see on see koht, kus me hakkame üldse aru saama, mis on meie võimalused selle eksporditurul. Millised hinnapunktid, millised sertifikaadid, spetsifikatsioonid,
mis kõik võivad mängu tulla ja piirata, et üldse millises segmendis. Ja näiteks praegu mul on ka üks projekt, mis on töös, on ju. Teine koht, ma võib-olla, võib-olla ma nüüd natukene rändan jutuga, on ju. Teine koht, kus natuke neid nurki lõigatakse ekspordis, on see potentsiaalsete partnerite pool. Ja kuidas neid nurki lõigatakse, on see, et hästi tavaline, tean hästi palju Eesti ettevõtteid, kes on ehitanud ägedaid distributsiooni network'e liiga palju selle pealt, kes minuga sealt turult ühendust võttis. Et meil on niisugune äge innovatiivne toode, torkab natuke maailmas silma ja kes sageli ühendust võtavad, on need, kellel kas ei ole liiga palju tööd või on uued ettevõtted, kes ehitavad oma asju, on ju. Ja siis jääb tegemata üks asi, et vaadata, kes on kõrval. Näiteks need potentsiaalsed alternatiivsed distribuutorid, kellega võib-olla need müügipotentsiaalid oleks 10 korda kõrgemad, on ju, või 10 korda suuremad. Ja täna mul on ka töös üks projekt, kus me räägime potentsiaalsete partneritega, neid on nii umbes 15 ja läbirääkimistega nagu täpsemalt koostöös, täna me räägime kõige väiksema ja kõige suuremaga. Et sa tegelikult nagu kunagi ka ei tea, enne kui sa nende potentsiaalsete partneritega rääkima hakkad, kes on mis faasis parasjagu. Mõnel tuli just uus tegevjuht, kes tahab nagu innovatsiooniga ettevõtet ümber pöörata. Mõnel teisel ta sobitub teistpidi. Kellegil on olemasoleva tarnijaga midagi valesti läinud ja täna just on see võimaluse koht. Ja need asjad on kõik, mis tulevad välja sel hetkel, kui sa nende potentsiaalsete partneritega rääkima hakkad. Ja omamoodi see, minu soovitus ekspordis ongi, et see valmistav väljakaardistamise töö ja siis sealt pealt, kui sa kõigi potentsiaalsete partneritega paralleelselt räägid, sul on nagu võimalus juhtida neid diskussioone natuke siuke heas mõttes beauty contesti stiilis, et kui sinu toode on turule atraktiivne, et tekitada ühega räägid, aga me räägime ka teistega, eks ju, see ka natuke kiirendab mingitel juhtudel läbirääkimisi ja äkki me jääme ilma, on ju, et kõik siuksed asjad. Väga äge. Nüüd ma läksin mõttega rändama. Me toome selle mõtte kohe tagasi, et kui see esimene faas on, nii-öelda eesmärk on saada sinna laua taha, kas eelistad saada, kas see oleks nagu päris kokkusaamine, nagu meie siin stuudios istume, või on see kuskil Zoomi või Meeti või mis iganes vahendusel? Kõige parem on absoluutselt laua taga. Kõige parem on laua taga ja õnneks, kuna mina olen juba otsapidi Norras ja ka siin COVID ajal, ka piirangute ajal, Norra sees meil ju siselend on kogu aeg käinud ja käib kogu aeg, et näiteks minu oma abikaasa näitel tema jaoks iga tööreis hakkabki lennukis suhteliselt. Väga harva hakkab see Stavangeris otse helikopterist on ju naftaplatvormile, et Norra sees see lendamine on hästi tavaline. Et sa võid istuda hommikul lennukis, teha Oslos oma miitingud, olla õhtuks tagasi. Aga jah, mis see COVID on sisse toonud, on see, et vahel võib olla kergem olla saada see online meet. Ja täna, ta on, kuidas öelda, ka norrakad on tajunud, et see suurendab nende efektiivsust. Mingis mõttes, eks see on ka võib-olla natuke nurkade lõikamine, et ikkagi siukseks füüsiliseks kohtumiseks ettevalmistus ka moraalselt on võib-olla natuke siuke tiba suurem, et siis mõne koha peal neid online miitinguid võib olla lihtsam saada, aga seal võivad olla ka siuksed kombo alternatiivid, et mina lendan kohal ja see Eesti ettevõte on online'is meiega kaasas. Mis sealt sellest esimesest kohtumisest tihti edasi saab või ei saa või kuidas see protsess siis see müügi osas läheb? No siis sealt hakkabki olenevalt, mis sealt siis välja tuleb, eks ju. Võib-olla tuleb välja see, et näiteks siin ühe ettevõttega võib-olla selle toote tuleklass ei ole selline, mida Norra turg ootab, eks ju. Ja võib-olla see tuleklassi teema on juba sellel ettevõttel tööplaanis. Ja siis ei olegi muud, kui tuleb võtta see aeg, teha see tuleklass korda ja siis me lähme tagasi. Aga nüüd on ka see koht, et sellel vahepealsel ajal ei tohi seda Norra ettevõtet ju ära unustada. Tasub teda ikka meeles siis hoida, et kuidas meil selle tuleklassi korda tegemine ja võib-olla me tegime mõne ägeda projekti mõnes teises riigis, kus tuleklassi ei ole teema, eks ju, et nende oma uudiste ja progressiga ikka kursis hoida. Aga mingitel juhtudel võib ka selgelt välja tulla, et paraku
selle konkreetse spetsifikatsiooni, hinnaklassi sertidega me pole üldse huvitatud ja noh, iga ettevõtte jaoks on ju siis strateegiline hindamiskoht, et kui sa hoiad ikkagi oma fookust, tead, keda sina sihid, noh, järelikult see potentsiaalne partner ei ole meie jaoks, eks ju, et noh, kui me võtame ka sellise turu nagu ehitusturg, et noh, seal on ju kõike, eks ju, või mööbliturg on ju. Meil on IKEA-st kuni Taani disainmööblini välja ja kõigil on ostja, et tuleb lihtsalt leida see endale sobiv partner, kes just selles minule põnevas sektoris toimetab ja kuhu me oma tootega võiks kõrvale sobituda. Ja eks alguses, ega need esimesed sammud on ju selles mõttes põnevad, et eks kõigepealt, kui me räägime sellist projektitöödest, eks siis ju kõigepealt pakutakse sulle ikka projekte, mida keegi ei taha teha. ja mida keegi ei taha teha. Kindlasti nendel miitingutel tšekatakse neid hinnapunkte sellisel tasemel, noh, kus tulebki öelda, et me ei saa nagu õune ja appelsine võrrelda, eks ju, et meie selles kategoorias ei mängi, meie mängime vähe teises kategoorias. Et need on nagu sellised ühelt poolt enese kehtestamise, kompamise ja tegelikult kõige selle taustal kõige olulisem usalduse ehitamise. Et kui sa ikkagi seal silma meelde jääd, ka võib-olla selle konkreetse lausega me selles kategoorias ei mängi, meie teema on kuskil mujal, et alati kas sealt pealt võib neid võimalusi tulevikus tulla, et see ei tähenda veel seda eid, on ju. Pikka mängu. Jaa. Kui sa peaksid Norra ühiskonda kirjeldama üldisemalt, milline see välja näeb, mis nendele inimestele olulised on? Millest me peame aru saama eestlastena? Jaa. Noh, üks asi, mida ma mina ju võrdlen, eks ju, ma võrdlen Eestit ja Norrat, nagu ma enne ütlesin, 2 jalaga mõlemal pool olles. Ja see üks teema, mida ma muidugi Norras, võib-olla ma 3 märksõna kohe kiirelt tooks välja, ja saab natuke pikemalt neist rääkida. Üks on kindlasti usaldus, siis on helgus ja mis see 3. oli? Ma suutsin praegu ära unustada. Hakkame usaldusest peale. Hakkame usaldusest peale, jah. Et noh, jah, et see usaldus naabrite vahel või usaldus minu kui tarbija ja eraettevõtte vahel või usaldus inimese ja riigi vahel, et noh, seda viimast ju näitas väga ka see COVID-i kriis, eks ju, et kui ikkagi Norra valitsus tuli soovitustega nii või teisiti käituda, siis selline elupõline norrakas ka neid ikkagi jälgis. Ütleme niimoodi, et norraka jaoks juba suures plaanis piisab ka soovitusest. Ja noh, ka see vaktsineerimisel, kuidas öelda, jah, selle usalduse juurde veel ühe märksõnana siin koos tegemine, et see arusaamine, et me ei ole üksi selles, me saame selle COVID-i seljatada, kui me koos vaktsineerime ja noh, meil siis vedaski, me saime nagu ikka 8 kuuks täiesti piirangud maha ja suvi oli ka muidugi hästi tore. Et jah, need on võib-olla. Ja noh, nüüd üks valus teema, mida me Eesti ja Norra vahel liikudes märkan, on muidugi see helguse teema. Mitte valus norrakate jaoks, aga kui ma näiteks Eestis mööda tänavat satun kõndima, ma ei tea, kas varem nendel toredatel ametikohtadel toimetades ja noh, korporatsioonide palganumbreid ja ametiautosid ja kõike nautides. Ma ei tea, kas mul olid nagu pooleldi silmad kinni. Täna ma näen vahel seda valu tänaval. Ma nimetan seda survival economics. Et kui ma midagi saaksin Eestis teha, et ma tahaksin seda alumist otsa tuua ülespoole, tuua järgi nagu päriselt. Et ma näen, kui terve on Norra ühiskond läbi selle, et sa, kuidas öelda, ikkagi kui sa on Norras juksel täiskohaga ametil, mis iganes alates koristajast, Selveri kassapidajast, medõest, nad on kindlustatud noh, kuidas öelda, elamisväärsete palkadega, lubades endale koduautot ja ka puhkusereisi. Ja noh, mida mina suhteliselt kiirelt märkasin ka oma abikaasa sõprade näitelt, tema sõprade seas võib olla inimesi taksojuhist kuni ettevõtte juhtide ja vanarahani välja. Et see variety ja see värv. Ja siis ma võrdlesin seda enda sõpruskonnaga siin Eestis,
suhteliselt homogeenne, väga sarnased minule endale, toimetanud sellistel turundusmüügi ettevõtjad, selline nagu suhteliselt kitsas seltskond ja kui palju sul jääb tegelikult tunnetamata läbi selle mingite teiste ametite, ühiskonda või nagu seltskondade seda vaadet elule, et see värv ja need ühendavad teemad Norras, võib-olla ka seda Norra ühiskonda kirjeldades nüüd siit samast edasi, my god, kui palju hobisid võib inimestel olla. Täitsa lõpp. ja eks see ongi, ja võib-olla siia hobide juurde tasub mainida ka seda, et kui ma kolisin või Norras siis hakkasin nagu rohkem aega veetma, siis ma mäletan mingit korda, kui me olime oma tänase abikaasaga teel linna ja ta ütleb mulle, et oi kiirusta, et muidu me satume ummikutesse. Ma ei tea, mis mõttes, kell on alles 12:30 on ju. Ja ongi 2-5 on nagu sellised meie suured ummikud. Et see ka nüüd nagu näitab, et võib-olla norrakas tõesti oma tööpäeva alustab ka tiba varem, kell 8 on tavalisem kui meil ja ma tean, meie naabritest ka keegi läheb juba 7 ja aga siis seda õhtust pärastlõunast aega, mida nüüd väärtuspõhiselt hästi palju, lapsed on fookuses, eks ju, laste, pere koostegemisega, mis ei tähenda seda, et ei oleks ka neid, kes peale laste magama minekut ei avaks seda arvutit ja ei planeeriks seal oma järgmise päeva kohtumisi või tegemisi, aga kuidagi see töö-eraelu suhe, see kindlasti on keskmiselt parem kui siin. Ja võib-olla jah, ma mainisin, et mida ma Eestist tahaks väga teha, üks on seda alumist otsa järgi ülespoole tuua, aga teine teema võib-olla sellisel väga toimekal, kuidas öelda, hea palgaga, aga kõrge konkurentsiga. Võib-olla siin natukes, kuidas need töötunnid vähe mõistlikumaks saada, et me ennast nagu ribadeks ei töötaks, et mina olin ikka ka korralik töönarkomaan, ma ei tee siin saladust, mõned mu sõbrad tegelikult viskavadki nalja, et see minu vahepealne paus, kus ma norra keelt õppisin, et kuidas öelda, ütlevadki otsa, et tõenäoliselt su keskmine tuleb täna nagu nii nagu tolla võiks, eks ju, et ma ikka jah, ma võisin elada tööga niimoodi, et 12-16 tundi ööpäevas on ju. Väga hull. Mis sa arvad, mida riik ja kohalik ettevõtja meil saaks ära teha, et seda alumist otsa järgi tuua ja kuidas me üldse võiks eestlastena ja ühiskonnana jõuda Norrale järgi, et täna sinu juttu kuulates tundub, et see nagu öö ja päeva vahet, me püüame ellu jääda, kui samal ajal norrakas vähendab töötunde ja tegeleb hobidega. Mis see lihtsalt sinu nägemus ja arvamus? Ja üks teema, vaata, millest me räägime, on ju Eesti tööst, ma nüüd loodan, et eks kõigel on nagu neid värve on nii palju, aga ma lihtsalt, mis on ju olnud see motiveeriv teema, miks Norra tööstus on nii automatiseeritud, ka digitaliseeritud ja üha enam liigub sinna suunal, lihtsalt töötund on nii kõrge. Ma toon ühe näite, eks ju, et torumehe tund, meil 90 euri pluss käibemaks 25%, eks ju. Ja sealt hakkab see matemaatika peale, et kogu see käsitöö maksab lihtsalt liiga palju ja siin on ka see motivatsiooni koht, kus tuua rohkem masinaid, robootikat, automatiseerimist. Ja loomulikult, et näiteks Eesti tehasemaja tootjad on ju need, kes Norra turu omal ajal üles ehitasid. Aga paraku siis siia kõrvale on tulnud ju ka Poola tootjad ja muude idablokimaade tootjad, eks ju, kes ka on nende aastatega oma kvaliteeti üles viinud, et võib-olla see tänaselt liini pealt väga ei teegi vahet, tuleb ta Eestist või Poolast, aga see tunni hind on erinev, need väljakutsed ei kao kuskile, aga loomulikult kui need inimeste palgad, tunnihindad lähevad ülespoole, siis see motivatsioon ja automatiseerida läheb kõrgemaks. Ja võib-olla siin, ma arvan, Kersti Kaljulaid oli ka see, kes sellest kvaliteedi hüppe vajadusest on ka rääkinud. Ja Eesti tööstus ei ole täna ju liiga automatiseeritud ega digitaliseeritud minu andmetel, eks ju, aga jällegi ma olen kindel, et siin on palju suuremaid eksperte, et see võib-olla sellise ühe motivatsiooni kohana. Teine, mida ma nüüd panen selle alumise otsa järgi toomi, kuna ma kirjutan ju LinkedInis, eks ju. Ja täna ma olen siis hakanud väga selgelt nägema, nii kui ma mainin Norras ühte teemat, siis postituste lugevus on kohe madalam. See on ametiühingud ja töötajate õiguste kaitse ja selline vasakpoolne sotsiaaldemokraatia. Ja ma saan täiesti sellest aru, et võib-olla ma siia peaks ühe naljaloo ka vahele rääkima, nagu sellest vaatest, et kui ma oma tänase abikaasaks deitima hakkasin, meie üks esimesi avalikke
oligi tegelikult, ma ei olnud veel tema peregagi kohtunud, aga ma läksin siis tema kaaslasena. Ta kutsus mind Oslosse, ametiühingute Industrienergi või ei, see oli peaametiühingute dinner ja tema Industrienergi delegaadina ehk et Industrienergi koondab siis nafta- ja gaasisektori ja lisaks tööstuse ametiühingute esindajaid ja tema ka seal ühe delegaadina oma ettevõttest ja kaaslastega üritus ja tead, kui ta mind sinna kutsus? Me olime selleks hetkeks võib-olla 3 kuud teitinud, siis ma ütlesin talle, tead, ma olen liiga kapitalist, ma ei saa tulla sinna. Päriselt, ma ütlesin talle niimoodi. Aga täna nüüd nagu Norras elades ja nähes, milliste kohtade peal need ametiühingud sekkuvad ja kuidas, ma olen ikka nagu sa oled parempoolselt, poliitiliselt kaalalt väga palju rohkem vasakule liikunud. Ja näiteks tööalaselt üks huvitav teema, mida ma olen siis ka tema ja sõprade pealt näinud, eks ju, et kui tekib töö juures mingi arusaamatus, kas palka on valesti arvustatud või boonuseid, need või tööaja arvestuses midagi või mingid muud siuksed teemad. Need teemad, neid ei võeta edasi töötaja ja juhi vahel. Töötaja annab selle edasi oma firma ametiühingute inimesele, kes hakkab seda ettevõtte sees lahendama. Ja mida see teeb nagu töökeskkonnale? Töökeskkond on ju jälle nii palju tervem, sellepärast, et see probleem, kõik teavad, et see lahendatakse kuskil mujal ja meie omavahel jätkame tegemist nii, nagu kogu aeg oleme teinud. Ja näiteks hiljuti kuulsin üks konkreetne probleem, see võttis 3 aastat, aga lahendati ära, need puuduolevad boonused tulid üle, on ju? Et see on ka nagu see ja noh, kui ma niisuguse riigina jah, ega siin on see miinimumpalk on, kus see miinimumpalk on ja vahel ma küsin endalt, kas meie Riigikogu liikmete palk peaks olema seotud Eesti keskmise palgaga või peaks seda üha enam hakkama siduma just selle miinimumotsaga ja noh, eriti drastiline võib see vahe olla, kui sa nüüd vaatad miinimumpalka ja vaatad riigiettevõtte suurte juhtide neid palkasid ja kui see vahe on rohkem kui 30-kordne, siis mina täna, nagu ma mainisin, olles ikkagi paremalt natukene vasakule poole, et kas see on nii suur palgavahede teema väärtusena, inimeste panus, ettevõtte tulevikku, et kas see ilmtingimata õigustab ja millest Norras ka räägitakse, et kui need vahed on väiksemad, seal võib sellises näiteks meie piirkonna energiaettevõttes, kui ma siin seda teemat paar aastat tagasi vaatasin, oli see 6-7-kordne, on ju, kõige madalama ja kõige kõrgemat teenima inimese vahel. Ja millest Norras väga palju räägitakse, et kui see käär läheb liiga suureks, siis ka see motivatsiooni koht sellel alumisel kohal nagu panustada ettevõtte pikaajalisse tulevikku, eks ju, et see motivatsioon on võib-olla paremini juhitud, kui jah, ma tean, et see tipp võib teenida seal tõesti 6-7, võib-olla 10 korda, aga 30 korda, see läheb juba niisugusest nagu natukene kosmoses, tänasest minu Norra vaatest ja Norra alumise otsa pealt, mis on oluliselt kõrgemale toodud, kui ta Eestis on. Kui sa peaksid kohalikku ettevõtjat, Norra ettevõtjat kirjeldama, kuidas ta Eesti omast erineb, mis vahe seal on? Jaa, kui ma eile korra sirvisin su neid küsimusi, siis see oli selline äge koht, kus ma tõesti nagu mõtlesin, et mis siin Norras sa ei pane väga tähele selle ettevõtja puhul, et ta erineks töövõtjast. Ta ei pane välistel näitajatel, loomulikult on mingid sektorid, kus on rohkem on need pangandused ja finantsid ja investeerimispangandus ja võib-olla ka advokaadid, kus on natuke ka selle riietuse ja kõigega juba see oma positsioneerimine ja inimesed kipuvad sõitma teatud tüüpi autodega ja siin mingid sektorid võivad olla, aga sellises kui ma mõtlen meie piirkonna ettevõtjatele, on nad siis innovatsiooniettevõtjad või kuuluvad neile suured mingisugused, näiteks ka kasvatavad siin mingisuguseid nagu toidu tootmisega või sa tegelikult ei näegi, ta võib teinekord sõita kehvema autoga kui mõni töövõtja, eks ju, ja Norras ei ole ka midagi erilist sellest, kui üks tavaline õpetaja läheb, ostab endale poest tutika auto, eks ju. Maksabki selle täis hinna, teades, et esimese aastaga ta kaotab kohe sealt, ma ei tea, 20%, aga see on täitsa normaalne, eks ju, et ta on nii nagu, kuidas öelda, need rahalised võimalused selle mõistliku sissetulekuga seal, just seal
niisuguse nagu töötaja tasandil on viidud sinna, et sa ikkagi saad seda raha kulutada sinna, kus sa tahad. Ja võib-olla ühe asja, mis ma Norra nagu ühiskonna kirjeldamiseks võib-olla veel lisaks ja võib-olla ka natukene seda ettevõtlikku potentsiaali kirjeldab, neid öölijadoptereid maailmas on ju suhteliselt sama protsent, et inimeste seas keskmiselt, et võtame Eesti inimesed, eks ju, on neid, kes tahavad kõiki neid uusi äppe asju proovida ja täpselt samamoodi on need Norras, aga nüüd see üks asi, mida ma Norras näen, eks ju, Norras nüüd on nendel öölijadopteritel ka raha, et neid asju proovida. Ja see on ka see teema, kust paljud need, miks ju paljud ettevõtjad Norra turu suhteliselt varakult oma nende tarkade vidinatega mängu toovad, et seal on tarbijal seda natukene ka võib-olla lolli raha, millega mängida. Et võib-olla meie käbini lähedal näiteks ja see on üks Norra arendus, ma ei suuda praegu selle nime öelda, aga põhimõtteliselt ega kitsedele näiteks tänapäeval meie käbini kõrval keegi enam ei ehita aedasid, kitsedele pannakse kaela need GPS-seadmed, mis siis, kus sa saad kogu aeg muuta neid piirkondi, kus nad parasjagu nagu sööma ja toimetama peaks, eks ju, ja siis sa näedki, kuidas ta seal, ta vaatab, et sa oled huvitav, tuleb sinna nagu joone juurde, aga ta ei tule sealt üle, eks ju. Ja ühe sellise seadme hind, kui ma siin mingi hetk kuulsin, loodetavasti ta nüüd innovatsiooni ja tootmise efektiivsusega on alla tulnud, see oli tollal 250 €. Ja, et aed jäetakse ehitamata, aga pannakse, antud juhul seal ei olnud neid kitsi liiga palju, neid oli võib-olla seal 10, 15, 20 on ju. Aga see kirjeldab seda Norra ühiskonda. Et mingis mõttes igasugune käsitöö on väga kallis. Kas Eesti ettevõtjal üldse on mingit sellist konkurentsi eelist ka Norra ettevõtja ees? Ma ei tea, on see siis töökus või mis? Ja võib-olla seda võiks küll, mida ma sellises Norra ühiskonnas keskmiselt näen, see ettevõtlikkuse tase on muidugi oluliselt madalam kui Eestis. Ma ei ole siin neid numbreid võrrelnud, aga näiteks ka kui Norras tuleb juttu, et mina tegelen ettevõtlusega, olen püsti pannud oma ettevõtte, siis see mis ma ka norrakatelt endilt saan, see ei ole seal sugugi nii levinud nagu, Eestis on see ikka täitsa nagu igal ühel võib oma väike startup joosta või investeeringute poole pealt küll, et norrakad on väga teadlikud, et kuidas öelda, on need pensionifondi tüüpi asjad või ka investeerimisportfellid inimestel, aga need on enamasti pankade manageerida, usaldatud ja see selline investeerimispool seal taga, aga see üldine ettevõtlikkuse tase on kindlasti madalam. Ja võib-olla seda kirjeldab väga hästi see, kui ma õppisin norra keelt, siis ma sain ka Norra riigilt sellise nagu ühiskonnateaduste 50 tundi. Ma sain 550 tundi norra keelt, pakkus mulle Norra riik integreerimise eesmärgil tasuta ja lisaks 50 tundi siis ühiskonnateadusi ja kui ma sealt neid ühiskonnateadusi, eurooplasele on ta suhteliselt, käid seal Norra ajalugu läbi ja Norra demokraatiat ja väga palju sellises üldises plaanis on ju suht sama, lihtsalt nad on rahaliselt paremini kindlustatud, paremal järjel, eks ju. Aga üks asi, mis küll hästi tugevalt mulle jäi kõrvu, üldse ei räägitud oma ettevõtte alustamisest, käivitamisest, kõik räägiti sellest, kuidas olla töövõtja, millised on su õigused, millised on puhkuse, kõik see ametiühingute teema, sellest kõigest räägiti, aga oma ettevõtte asutamist mitte sõnagi. Ja siis muidugi mina jagasin seda oma Norra perele ja mu isegi abikaasa isa kohe, et seda pead absoluutselt jagama, on ju, et nagu tegelikult keskmiselt ju igas riigis maailmas sisse rännanud proportsionaalselt loovad rohkem ettevõtteid, just nimelt, et võib-olla sageli ka see, et nad ei suuda erinevatel põhjustel seal konkureerida, võib-olla tööturul nii tugevalt, eks Norra on ka nagu ka tööturul võib olla üsna protektsionistlik, muide paljud välismaalased on hädas ju oma nimega, jumala tõsiselt, et vaata, kui sul ikka CV-s on nagu mingi väga eriline nimi, kus kohe saadakse aru, et sa oled väljapoolt Norrat, siis ma saan aru, et see võib olla siuke üsna tugev käär, nii et osad muudavad oma nime. Minul on nüüd nimega tohutult vedanud, Anneli on ka Norra nimi, eks ju, Anneli Andersen enam norrakamaks mingis mõttes. Nii et kui ma norrakatele kirjutan, nad arvavad, et ma olen norrakas. Kui ma rääkima hakkan, siis nad küsivad, kas ma olen Soomest. Ma võtan seda alati
komplimendina. Mina oma Soome nime peaks siis ilmselgelt ümber muutma, kui tahta seal tööle minna. Ja muide üks asi, mida ma panin Norra selles, kui me nüüd suvel purjetasime, see suvi me purjetasime siis Norrast Taani, läbi Taani Limfjordi siis Rootsi ja Rootsi rannikut pidi jälle üles Norra, siis üks asi, mis ma nendest diskussioonides taanlaste ja rootslastega üles korjasin ja muide hästi lahe on see, kui sa räägid norra keelt, siis sa räägid ju nendega norra keeles. Ja nemad peavad täiesti norrakaks ja mina saan täitsa aru, mida nemad oma taani või oma rootsi keeles räägivad. Aga üks huvitav asi, mida ma ei olnud enne seda suve nagu päriselt endale teadvustanud, kui paljud rootslased ja taanlased on töötanud või töötavad Norras. Et nad ikkagi näevad Norrat atraktiivse tööandja maana ja enamus inimesi, kellega me purjetades niimoodi kokku põrkasime, oli seal jahtsadamas laevanaaber või kuskil õhtul trenki tehes, siis alati kellelgi oli mingi lugu, et minu tütar elas ja töötas seal mingi vahe või mul praegu hea sõber, ja võt see oli üks asi, mis mulle tuli täiesti üllatusena. Et püüdlus sinna poole, et saada Norra tööle ja olla seal. Ja ma mäletan üks kapten, kellega me seal ühe õhtu chillisime, kelle poeg oli just lõpetanud, kes oli mingi inseneri eriala Taanis. Konkreetselt ütles mu abikaasel, kas sa saad aidata mu pojale nagu leida ägeda töökoha Norras, et nad ikkagi, eks seda üle piiride töötamist on igal pool ja ma tean ka selles nafta- ja gaasisektoris on ju päris palju inimesi. Nad võivad olla norrakad, aga nad võivad olla ka rahvuselt rootslased, kes elavad Rootsis, aga norrakad, kes näiteks resideeruvad mõnes teises riigis ja teevad Norra jaoks tööd, et nad lendavadki, ega vahet ei ole ju, kas sa lendad sinna nafta-gaasiplatvormile nüüd Stavangerist või sa lendad sinna Rootsist või võib-olla hoopis Hispaaniast, muidugi COVID ajal sai selgeks, et mingid väljakutsed sellega siiski kaasnesid, aga varasemalt, nii et jah. Kui sa peaksid kirjeldama sellist Norra tavatarbijat, lisaks sellele, et tal on rohkem raha kui kindlasti meie tavatarbijal, siis mis need mingid punktid oleks, mida ettevõtja kindlasti peaks nagu jälgima või arvestama või teadvustama? Ja Norra tarbija, kindlasti üks teema on kvaliteet. Et ollakse nõus, ma toon ka siukse näite. Näiteks, ma ei tea, vannitoa remondi puhul. See on võib-olla siuke hästi töömahukas, paljude tunnihindadega. Tõenäoliselt, kui sa telliksid Poola ehitajatelt, ütleme niimoodi, et ma võin seda nüüd nagu täitsa oma kogemuse pealt nende siukse täismõõdus vannitoa remondi hind võib rahulikult olla 30,000–35 000 euri. Ja, hakkad seal torudest ja põrandasoendustest ja dušinurk ja vann ja võib-olla 2 kraanikaussi, ega ju mööblit vannitoas liiga palju pole, on ju. Aga kuna see on kõik koha peal, see on käsitöö, seda torumeeste tunni hinnat me juba korra mainisime, on ju, siis sealt see tund hakkab kokku lugema ja kui nüüd niisugune, nagu mina eestlasena mõtleksin kõrvale, et issand jumal, et leiaks mõne eestlaste või poolakate või siis ma tajun, et see on see koht, kus ma usaldan rohkem Norra ettevõtet. Isegi kui selles Norra ettevõttes teevad päriselt seda tööd teise rahvuse esindajad, aga kuidagi, see on jälle, me jõuame sinna usalduse, kvaliteedi ja usalduse. Ja näiteks üks teine teema, mis kirjeldab seda usalduse teemat tarbijana, main ikka algul nagu päriselt ka, et nii ongi või. Et ostsime nagu oma saare kodupoes, siis seal tulime suure toidukorviga koju ja võib-olla näiteks need avokaadod ei olnud nagu täpselt sellised, nagu oleks oodanud. Järgmine kord, kui me poodi tagasi läksime, mul abikaasa lihtsalt mainis seal poes, et kuule, eelmine kord need avokaadod olid pehmed ja või nagu üle küpsanud või mis iganes. Mine võtta lihtsalt uued. Ei mingit tšekki, ei mitte midagi. Vaata, see nüüd ka kirjeldab seda usalduse teemat ja seetõttu ma ütlen ka Eesti ettevõtjatele, et kui midagi veel teie tootes logiseb, longab või on teil arendusprotsessis, võib-olla tehke see asi enne korda, eks ju, või alati saab neid eeltegevusi juba teha ja toimetada, aga Norra ei ole võib-olla see turg, kus kvaliteediga minna kompama, kas läheb või ei lähe, sellepärast, et näiteks ka siin aiamajadest on juttu olnud, kui see aiamaja ikkagi mingit pidi hakkab lekkima, hästi lihtne, norrakas võtab oma selle talle püsti pannud Norra partneriga ühendust ja see Norra partner pigem võtab selle käigu pealt tagasi ilma mõtlemata, et see kvaliteet on A ja O ja selles usalduses ja tarbijana, mida veel, et kui oma drivewayd ehitasime uut seda sissesõiduteed on ju,
arve tuli umbes niimoodi, et töö tehti nagu mais ja minu meelest arve tuli 2 osas, viimane osa arvest tuli vist septembris või midagi siukest, et nagu vaata ka jälle, et Eestis meil on pigem need ettemaksud ja just, arve oleks kohe, kui pole ehitaja väravast väljagi läinud juba on sul arve. Aga tuleta küsimust meelde, et ma natukene läksin võib-olla rändama. Norra kohaliku selline tarbija käitumine. Inimene tänavalt, kes ostab, millega Eesti ettevõtja peab arvestama. Ja tõepoolest, võib-olla mööblisektoris ka see üks asi, mida ma tegelikult julgeks kõigile soovitada, kes mööblituruga ühel või teisel moel Põhjamaa turgudega toimetavad, et tasub võib-olla natukene proovida sellele tarbijale selle poole pealt ligi saada, et näha, kuidas nad oma neid mööblioste teevad. Ja näiteks üks ikkagi minu jaoks ka olles mööblisektoris toimetanud, aga see, kuidas vaadatakse seal IKEA või Norra näitel ka Shaderi oste, see võib olla, see on niisugune planeerimatu, et umbes meil on koju riiuleid vaja, lähme ostame. Et ta ei ole nagu eelarves eraldi rida, mida võib-olla kuid mõeldakse. Et see selline kiire tarbimise, kiired lahendused ja siis ongi, et kui sa koju ikkagi ostad nagu mingit diivanit või asju, diivanit üldiselt keegi ei lähe, kindlasti on IKEA-st ka diivaniostjad ja voodiostjad, aga jah, et kuidas see turg, milliseid tooteid ta võtabki sealt alt otsast ilma eelarvele lihtsalt nagu käigu pealt ja siis mis on need rohkem nagu planeeritavad, et võib-olla ka see sellise huvitava detailina siia juurde. Aga jah, kogu selle sisustusteemaga üks teema ka, mida ma Norras märkan, iga kevad hakkab selline värskenduskuuride teema, et seal saare peal siis, kus meie elame, meil on seal mingi 6-7 maja teineteisele lähemal ja ma esimestel suvedel panin kohe päris karmilt tähele või esimestel kevadel siis kuidas kuskil seal aprillis, märtsis, kui need esimesed päiksekiired ja juba natuke soemaks tõmbab, me oleme ju Atlandi ääres, golfi hoovus, meil hakkab võib-olla see soem natuke varem pihta, siis vähemalt pooled majadest seal midagi tehti, vahetati mingeid aknaid või ehitati, värskendati vannituba või et see oli nii ilmne ja siis mida veel võib-olla näha, et siuke sarnane asi lendab. Et seda näeb natukene riietuses, just kooliõpilaste riietuses, et kui on ikka hall ja teatud tüüpi asi moes, siis märkad seda suhteliselt valdavalt ja võib-olla ka kodusisustuses ikkagi, mis on need popid, värvid ja nende popide värvidega on siuke lugu, et kui mina vaatan mingit, ma ei tea, maja või korteri või värvi, mul on nagu see mõte, et teeme ära ja nüüd on 10 aastat mureta. Aga mida ma Norras näen, on see, et nad võivadki selle kevadise värskenduskuuri raames mõelda, õudselt äge oleks, kui mul see üks sein oleks teist värvi. Vaata, vahepeal oli see mood oli nii tugevalt, et igas majas või korteris, kui ma Norras sisse läksin, elutoas, üks sein oli teist värvi. Enam-vähem nagu siuke tundus, et me olime täiesti nagu moest väljas. Standard. Mille osas me norrakatega hästi sobime? Kas on mingeid asju üldse? On. Et minul tegelikult see Norra kolimine oli väga lihtne. Kuidagi mingite põhiväärtuste pealt, et võib-olla siuke otse ausalt asjadest rääkimine, mitte liiga palju sellist pikka mulli ette või kuigi norrakad on, minu meelest nad on viisakamad kui eestlased, et see palun ja tänan. Ma panen tähele, mul õde elab juhtumisi Londonis ja ma näen ka, kuidas inglastel on see ka juba 4-aastaselt, kuidas ikkagi iga asja järel see pliis, et võib-olla me eestlastena vahel kuskile see kaob lausete vahel ära. Aga et nende põhiväärtuste poole pealt mul oli tegelikult see Norra kolimine üllatavalt lihtne ja ma panin isegi siukse asju tähele, näiteks mu abikaasa emaga ja tegelikult ka meie oma kodus ei visata toitu ära, et olles ka pool aastat pikemalt siin 10 aastat tagasi või see ei olnud päris 10, võib-olla 6-7 aastat tagasi USAs olnud, kus ju mitte midagi ei säilitatud suhteliselt järgmiseks päevaks söömiseks, eks ju, et mingites põhiväärtustes jalad maas, siuke nagu säästlik toidutarbimine, et ka see selline, norrakate puhul muidugi paned õudselt tähele ka see jalutamas käimine, see looduses
ja Eestis on ju ka see vist väga popiks just nüüd On küll, Covidi ajal, eks Ja, ju. just. Et tegelikult selles plaanis minu meelest me oleme üsna sarnased norrakatega, aga ongi, et norrakatel oleks majandusliku heaolu, helguse, sotsiaaldemokraatia taustal see kindluse tunne, et mis iganes muga elus juhtub, riik tuleb appi, et need on võib-olla viinud täpselt selle, ma nimetan selle enda keeles mingiks helguseks, selle natukene teisele tasemele. Mis me juurde peaks õppima, et meil tekiks norrakatega parem klapp, nii kui me eksporti teeme, et lisaks sellele viisakusele, mida... Ja, no siin me tuleme mingis mõttes tagasi nende samade väärtuste juurde, see usalduse teema, see koos tegemine, ka tegelikult ekspordis ja müügis, et kuidas me koos seda tehes saame suuremaks kasvada, et eks natukene see Eesti kultuuriruumi mina, kuigi Norra on ka väga individualistlik ja seda kasvatatakse juba noorest east, seal on ju lastele seadusega tuleb, ma ei tea, kas see on 9.–10. eluaastast järjest tuleb õigusi juurde. Just kui ka sel tasemel, et kui perekond plaanib oma suusapuhkust, siis see laps võib öelda, mind suusad üldse ei huvita, ma tahan päikse alla, ja mitte ilmtingimata, et tema selle arvamuse põhjal ka see otsus ümber vaadatakse, aga need õigused järjest ja 15-aastane otsustab ise, kas ta läheb edasi õppima, mida ta läheb. Et vanem võib küll arvata, aga nii et jah, võib-olla norrakatega äri tehes see meie teema tunnetamine, kindlasti oma peas ka selle ametiühingute ja võib-olla selle töötaja õiguste teema mingis mõttes läbimõtlemine, et see seal nagu kuidagi paugutades ei satuks valesse kohta, eks ju, see ei ole kindlasti teema, kus öelda, oi jumal, ei meie küll mingi ametiühingud unustage ära, et me oleme kõik oma ettevõttes teinud, et neid kunagi ei tekiks, on ju selliste, siis kohe ja see ei ole nagu Norra väärtustega, et just nagu mõned need väärtuspõhised asjad läbi mõelda ja mida mina norrakatega näen, nad on ikka väga soojad norra keeles. Et võib-olla kunagi inglise keeles nendega seda eksporditööd tehes ma ei osanudki seda soojust nii tunnetada. Ja ma kuulen ju täna nendest väljakutsetest, aga kui sa ikkagi räägid taga norra keeles ja ma tean ka, mis on need teemad, millega ma manageerin kohe seda kui seal peakski, et sa kõlad soomlasena, kus sa päriselt muud asjad on ju. Muide, mul on ka mitmeid kordi küsivad norrakad otse, kas sa oled abielus norrakaga. Isegi selline asi paneb sind nagu norraka silmis rohkem norrakaks. Et vaata, eks Norras on ka palju majanduspõgenikke, on ju, kes ongi oma eestlastest partneritega või kuidas iganes, või mitte ilmtingimata majanduspõgenikke, aga igat tüüpi inimesi, aga ka väga kõrgetel toimekatel kohtadel, aga see, kui ma ikkagi elan seal ikka poole jalaga Norra perega täis Norra eru, Norra jõulutoidud, Norra kaadnaus vatten ja siis jah, need kaks teemat, millega ma veel seda nii-öelda manageerin ka seda usalduse omaks olemise teemat on käbin, hütta, nii-öelda siis vaba ja kodu on ju, kellel ta on suusakäbin mägedes, kellel ta on fjordikäbin mere ääres ja purjetamine. Need on absoluutselt kaks teemat, et nii kui me hakkame hüttast rääkima, kus on teie hütta, palju te selle aega veedate, kõik see teema ja siis need purjetamised, et see on ka kohe, kus jaa, sa mõistad meid. Just. Kuidas me nende ettevõtjana saaks norraka silmis seda usaldust veel võita? Lisaks sellele, et me räägime, kus meie mägimaja on ja suusamaja ja me purjetame. Kuidas veel? Just, mida sa näed selle esimesel kohtumisel või kirjutamisel? Hea märk alati Norra ettevõtjale on see, kui sul on Norraga ettevõtjana mingi kogemus, et sa ei ütle, ma pole kunagi käinud, on ju. Näiteks, kui see esimene meeting peaks juhtuma online meeting, on ju, et ikka juba ainuüksi see, et ma olen kalal käinud. See on muide hästi palju, mida Eesti ettevõtjad on teinud, nad on käinud Norras kalal ja siis kohe läheb see jutt, et kus te olete täpselt kalal käinud ja värk-särk on ja mis tüüpi ja et see on kindlasti see teema. Ja siis, kui me juba jõuame sinna nagu, see on niisugune isiklikul tasemel,
ja mingis mõttes ka see, et oi, ma olen palju Norras käinud, sellega sa näitad ju ka, et sa võtad seda Norra turgu tõsisemalt, on ju. Et sa ei ole lihtsalt siin kompamas juhuslikult, et ma samamoodi räägin Rootsi ja Norraga, aga päriselt, et ma juba natuke olen siin eeltööd teinud, et kui ka sellise julgelt mainida ka näiteks, kui ettevõte on teinud turu siukse, võib-olla käinudki Oslos võib-olla nädalavahetuse reisil, aga muuseas vaadanud ka oma sektori tegemisi, eks ju, absoluutselt maini seda, sa näitad kohe ennast nagu tõsisemalt turule vaatavana. Ja teine teema seal usalduse tekitamisel on siis see ettevõtte toode ja teenus, on ju, seal tuleb mängu see sama, millest me jälle rääkisime, see, kuidas sa oma loo ära pakendad, eks ju, et ikkagi seda ettevõtte pikkust näidata alati, mul on ka siin näiteid, kus võib-olla ettevõtte on asutatud 2018, aga tegelikult nad on selle teemaga tegelenud 2013, eks ju, ja võib-olla ettevõtte omanike kogemus selles sektoris läheb veel tagasi nagu kuskile 2008, eks ju, et siis ongi, et kuidas sa selle loo, selle oma ekspertiisi ja jällegi ka, kui minuga ühendust võetakse, sageli räägitakse, just IT-ettevõtetega on sageli see, et räägitakse väga laialt IT-teenustest, aga kus su tugevus on? Et mis tüüpi ettevõtteid sa siis päriselt oma IT-teenustega nagu toetad, et ja näiteks siin paaril näitel on mul olnud, kus nad on väga tugevad panganduses. Super on ju, et teil on nagu panganduse teema paigas ja siis, aga samal ajal huvitav näide oli see, kui ma ühe ettevõtte siin seda siis nagu enda tutvustavat introt vaatan, et see referentsibaas näeb nagu väga siuke Ida-Euroopa välja. Ida-Euroopa selles mõttes, et Lätit, Leedut ja ikkagi nagu Soomest lõuna poole ettevõtteid väga palju on ju. Või riike ja projekte, mis nad teinud on. Aga hakkad siis sinna taha vaatama, jälle see ekspordiloo pakendamine, see Leedu ettevõte, tegelikult see oli ühe Põhjala suurpanga back office. Ja siis on ju ka, kuidas sa esitled teda, et kas sa Norrakale esitad teda Leedu ettevõttena või selle Põhjala suurpanga back office'ina, kellele sa teed väga arvestatavat tööd juba täna on ju. Et need on need teemad, mis peab kindlasti läbi mõtlema ja millega ju kohe tõstad seda oma usalduse asja ja tasub alati, ega mida norrakad ka välisettevõtete puhul ju kardavad võib-olla mingitel juhtudel ka see töötajad, küll nad vahetuvad ja et kui norrakas endale selle partneri leiab, ta tahaks teada, et norrakad tahavad minna pikaajalistesse partnerlustesse win-win vaatega, et sa tead, et see ettevõte ja võimalik, et ka see sinu kliendi haldur on seal olemas ka 5 aasta pärast. Et ühelt poolt see kliendi haldur või kes sinuga toimetab, tunneb sind läbi ja lõhki, et Norra turule sisenedes ühel eksportival ettevõttel tasub alati läbi mõelda, kes on see inimene, kes juba päevast üks panna suhtlema, sest nagu Norra turg ei ole väga hea siin, et vahetada neid inimesi. Ja muidu üks võib-olla väljakutse veel, mida kiirelt mainiks inglise keel. See võib ka olla üllatav väljakutse. Nii, mis sa pead selle all silmas? Ma pean seda silmas, et norrakad räägivad keskmiselt väga head inglise keelt. Et mina ka oma, kuidas öelda, inglise kolledži inglise keele pealt võib-olla Norra kolides mõtlesin, et räägin nagu suhteliselt head keelt. Mulle tundus, et kõik rääkisid ümberringi suhteliselt sama head keelt on ju. Ja tore asi oli see, et kui ma veel norra keelt ei rääkinud, siis ma suhtlesin ju oma abikaasa 83-aastase vanemaga ka inglise keeles. Wow. Ja nüüd vaata nendes ekspordisuhetes vaieldamatult ei ole midagi teha, kui sa ei räägi norra keelt, aga räägi hästi inglise keelt, sellepärast, et see konarlik komisäv ta ei suurenda usaldust, et lihtsam on inimestel suhelda siis heas inglise keeles, teineteisest paremini aru saada, saab see diskussiooni scope läheb ju kohe või see kogu see ulatus, sügavus läheb ju oluliselt suuremaks ja see on see, kuidas sa seda usaldust ehitad, et see tasub alati läbi mõelda ja on neid näiteid, kus alati ettevõtte juhid ei ole kõige enam kodus, aga mõtle läbi, kes siis sinu ettevõttes seal eksporditöö peal oleks kõige parem. Üks näide, mille ma toon, ma loodan, et ma tohin seda näidet tuua. Pelluse ajal, kui me käisime Saksamaal mööblimessil, meil olid ka siis back office'is kõikide nende põhjamaa keelte rääkijad ja saksa keele rääkijad ja kes siis ühesõnaga, kui agendid ja meie oma müügiinimesed tegid
eesliinil seda müüki ja leidsid uusi poode, kus siis Pelluse diivanid ja voodid siis sinna eksportmüüki järjest liikusid, siis need samad poed, kelle kaudu ju neid müüke tehti, need suhtlesid tehase poolega ja siis olid kohalikku keelt rääkivad ehk saksa keelt rääkivad, ma ei teagi, mis nende inimeste tiitlid oli, kliendi haldurid, konsultandid, müükide registreerijad ja vormistajad ja kogu see paberimajanduse pool oli ka nende peal. Ja kui me Saksamaale hakkasime sinna messile minema, meil ei olnud seda saksa keelt rääkivat kliendi haldurit seal algses tiimi nimekirjas, kellega me lendame. Ja vau, see, et tema meiega kaasas oli, sest tema on ju see, kes tegelikult kõigi nende klientidega igapäevaselt suhtleb arvete, tellimuste, kõikidel nendel teemadel, et ka sellised detailid, et alati ei peagi see eksporti tegev müügiinimene, kes sul näoga seal koha peal olema ilmtingimata ettevõtte juht, et tasub alati läbi mõelda, kes sinu ettevõttes on siuke särav, connecti ja usalduse tekitaja ja loomulikult eks keele aspekt võib siin olla üks, mis seob kohe, maandab need paljud riskid ära, on ju. Oleme rääkinud erinevatest vigadest, mida eksportöörid siis Norra teevad, et kehv kvaliteet, eeltöö, kehv inglise keele oskus, mis on veel mingid vead, mis sa näed? Ja, et võib-olla nende vigadega see esimene oluline asi, mida öelda, et eks need vead on suhteliselt sarnased olenemata sihtturust, on ju. Ja Norra turg, ma arvan, ei erine siin väga suures plaanis paljudest teistest, eks ju. Ja minu jaoks ikkagi kõik hakkabki sellest mingis mõttes süsteemsest lähenemisest peale, et sa mõtled läbi kuhu ja teine asi, mis toote või teenusega, täpselt see varem toodud IT-teenuste näide, et siuke generic IT-ga seal sa võid sattuda ka konkurentsi tead nagu Aafrika progejatega, eks ju, mis ei ole ilmtingimata see, kuhu sa Eesti tunni hinna pealt tahad minna, aga kui sa väga täpselt läbi mõtled, kus on su tugevus, ekspertiis, eks ju, seal need võimalused hoopis teised. Ja siis ma tulen ikkagi tagasi selle sama teema juurde, mida siin päris alguses sai mainitud, see potentsiaalsete partnerite väljakaardistamine, et see on see koht, kuhu tasub see aeg alla panna, sellepärast, et kas sa sihid üksikuid diile, üksikud diilid, et sa teadki, et sa sihid seda ettevõtet, sa saad talt ühe diili ja tõenäoliselt ta ei osta järgmised 10-20 aastat sult midagi, või sa sihid pikaajalisi partnerlusi, kellega koos kasvada, et see on hästi tugevalt see strateegiline koht ka, mis läbi mõelda ja näiteks ka nende ettevõtetega, kes nüüd minuga toimetama tulevad, et mina ju sisuliselt pakungi outsourcitud export manageri teenust. Minu eelis on lihtsalt see, et ma olen juba Norras koha peal, räägin keelt, olen ise tarbija, tarbin seal meediat, paljud need ettevõtted on mulle tuttavad ka meediast ja nende erinevatest tehingutest, eks ju. Ja nüüd, kui me hakkame toimetama, mida täpsemalt me suudame selle potentsiaalse partneri, keda me püüdma läheme, seda efektiivsemalt me oleme. Ka kuluefektiivsemad, sest ma olen ju outsourcitud partner, eks ju. Et kui ma ikkagi sihin väga laialt mingit, sihime 100 ettevõtet, selge, et see tund, mis me sinna alla paneme, on hoopis teine versus, kui me teame, et me väga hästi kirjeldame selle profiili ära ja neid on võib-olla 20-25 ja 20-25-ga ma juba ütlen seda, et sealt hakkab juba tulema päris hea sisend, mis päriselt meie võimalused on ju. Kas turg on suhteliselt külm, et me pole üldse huvitatud, on ju, erinevatel põhjustel, või on ikkagi see, et mingid võimalused paistavad kas kallimas, odavamas, millises sektoris või segmendis, eks ju. Et, ja siin on ka see koht, et võib-olla millega tasub ka seda ekspordis, milliste tegevustega sa lähed ekspordis seda turgu vallutama, eks ju. Üks, millest palju räägitakse, on ju igasugused messid ja messidel väljas olemine. Mina olen natukene, messid on omal kohal, kui sul on kohalikul turul see esindatus hästi olemas, et siis sa nagu selle messiga tekitadki seda täiendavat usaldust ja sa kasutad seda messi, et oma müügisuhteid arendada, edasi viia mööblisektoris võib-olla oma uusi tooteid näidata, eks ju, aga kui sul seal turul ei ole midagi, sa pole isegi hakanud potentsiaalsete partneritega rääkima, sa pole isegi neid välja kaardistanud, et
kellele sa mida seal, see on nagu puhas siuke phishing ja seda phishing ut on võib-olla mingis mõttes odavam teha online erinevate reklaamiviisidega, eks ju. Et ja see on ka koht, mida alati tasub mõelda ja teine teema, millest ka palju räägitakse, on turu-uuringud. Turu-uuringutel kindlasti oma koht. Ma tegelikult tahaksin näha võib-olla üks siuke üleskutse, mis ma mingis mõttes nagu riigile teen, EAS-il ja Välisministeeriumil, kõik, kes ühesõnaga äridiplomaatia ja ekspordi arendamisega Eestis tegelevad, neil on ju tegelikult suur hulk uuringuid, mida on tehtud. Vahel ettevõtjate oma osalusega, vahel ka suhteliselt riigi toel, et ma tahaks näha, et need uuringud, ma saan aru, et kui seal on ettevõtete oma osalused, et need ettevõtted, kes on selle ostnud, võib-olla nad võiksid olla aasta või paar võib-olla kaitstud, eks ju, et selle turu eelisega, et nad on investeerinud. Aga kuidas me saaksime need ka vanad uuringud mingis mõttes tuua rohkem kättesaadavaks ja see võiks olla ju täiesti umbes nagu veebipood sümboolse hinnaga, kus me kõik näeme näiteks kinnisvaraturg Norras, võib-olla seda on uuritud siin, ma ei tea, 2000-ndal, 2007-ndal, et me näeksime ka need vanad ja vahel selle vana asja läbilugemine, mitte see annab nagu mõnusa tausta, sa saad ju aru, et asjad arenevad edasi, et kuidagi ka kuidas seda poolt nagu, sellepärast, et kui minuga võtab üks eksportiv ettevõtte ühendust, siis ega ma neile väga suurelt ei julge soovida, et teeme nüüd mingi suure turu-uuringu. Ma pigem olen seda meelt, et selle sama raha eest, kui me kaardistame välja need samad potentsiaalsed partnerid, hakkame nendega rääkima, see sisend on palju enam siuke actionable, turu-uuring on sageli tagasivaatav, aga ta on oluline tunnetada ka, kõigel on oma koht, eks ju, aga kuidas olla ökonoomne nendes investeeringutes, mida me uuele turule teeme ja ega mul on ka ettevõtteid, kellele ma tegelikult juba algusest peale, kellega me teame, et mingi turusegment võib olla väga keeruline. Muide, üks asi, mis teeb Norra turu keeruliseks Eesti ettevõtjatele on seesama, Norra elanike arv on ju 5,34 miljonit, aga Norras on 250 000 välistöötajat ja neist 150 000 enne Covidit olid koha peal, 100 000 pendeldasid, eks Covid on nüüd siin natuke muutnud ja suuremas enamuses need välistöötajad on Poolast ja Leedust. Ja mida see teeb? Nad on ju endaga kaasa toonud ka Poola-Leedu ettevõtted. Ehk et Poola-Leedu ettevõtted, eriti kui me räägime ehitussektorist, mööblist, ka IT-s, neid näeb üsna palju Norras. Ja nüüd on see koht, et alati kui ka minuga mõni Eesti ettevõtte ühendust võtab, just sellistes kuidas öelda, ka more industrial või mööbli või mingite selliste segmentidega, siis ma kohe küsin, kuidas te näete oma konkurente just nimelt seal lõunapoolsetes, kuidas öelda, Leedu, Poola, võib-olla ka Läti suuna pealt, eks ju, sellepärast, et võib arvestada, et suhteliselt kiiresti potentsiaalsete partneritega rääkides me hakkame kuulma neid hinnapunkte. Et me oskaks juba ette mõelda, millega me seda turgu lähme püüdma, et jällegi, kui sa lähed siukse üldise geneerikuga, siis sa oledki kohe seal hinna, aga võib-olla me teeme mingit lõiku paremini, mida nemad täna veel väga hästi ei tee või kus meie just nimelt rokime, on ju. Mulle väga meeldib su idee, et tegelikult võiks olla riigi poolt selline turu-uuringute raamatukogu, mis on kõigile saada, sest ma kujutan ette, kui palju ämbreid tegelikult nagu kolistatakse, et sellepärast see ka podcast, et tuua need teadmised justkui ühte kohta kokku, riik saaks selles osas ka ju väga palju ära teha, meie ettevõtjad saaks palju kiiremini tegelikult sinu turgudel ja palju targemalt liikuda. Ja täna ühel ettevõtjal nagu isegi osata aimata, mida EAS on uurinud, alati mina soovitan kõigil küsige, mis on olemas, küsige Välisministeeriumi EAS-i poole pealt, et mida on, aga see on selline ühekaupa fishimine, et täpselt see, nagu sa ütlesid, raamatukogu stiilis ta online'i üles ja kas või sümboolse hinnaga ja võib-olla nende vanadega turu-uuringute pealt väike cash flow, why not, et teeme lihtsalt ära, on ju. Ma korra tahaks küsida, kuidas sina suhtud või kuidas sa mõtestad seda, et on nüüd meil kuulajaks mõni ettevõte, kes tahaks hakata eksporti tegema, et kuidas seda sihtturgu valida üldse, et kuhu siis ikkagi minema hakata, et kus suunas me selle kivi viskame? Jaa, ma sattusin kuulama, kas see oli Indrek Sauliga? Jaa, teil oli ju selle teemaline podcast. Ma soovitan igal ettevõttele seda kuulata. See absoluutselt, et ega see on, ta võiks
ta võiks olla mingis mõttes kurb nii öelda matemaatiline, sõna otseses mõttes matemaatiline, ega ei ole muud, et matemaatiline ühes nende kultuuriliste teemadega, et siin ma arvan, et seal podcastis te arutasite, kas ei võinud olla mingisuguse muskulatuuri kasvatamise proteiinipulbrist vist. Jaa, vist proteiinipulbrist, täpselt, eks ju, et selgelt on ju riigid ja siis ma kohe just mõtlesin seal samas Atlandi ääres jalutades seda kõrvus kuulates, eks ju, Norra ilmselgelt minu jaoks ei tundu see riik, kus kultuuriliselt see muskli kasvatamine on nagu popp, eks ju, aga et näiteks siin samas idabloki riikides on seda nagu oluliselt rohkem, aga siis tekivadki, et kellel on ka raha ja kui palju ja sa hakkadki, see on nagu, see on mingis mõttes matemaatika, aga mida mina muidugi kuulen endaga ühendust võtnud ettevõtjatelt on see, et nad on Norra turgu, mõned neist, nad võib-olla toimetavad väga edukalt Rootsis, Taanis, nad on Norra turgu juba tükk aega radaril hoidnud, aga Norra turuga Euroopa Liidust väljapoole, üks Euroopa protektsionistlikumaid turgu ja see pelgus ja nüüd see minu kohalolek. See nagu inspireerib neid, et jaa, sa mõistad meid ja sa oled seal juba kohal, sa räägid seda keelt, et ma panen tähele, et ma motiveerin inimesi, ma olen toonud nagu Norra turu väga paljude ettevõtjate radarile, kes vahepeal on selle nagu jätnud kuskile kunagi vaatame. Väga lahe, sa oledki tegelikult meie ettevõtjate uks Norrana. Üliäge. Tänan. Milliseid õnnestunud ja mitte õnnestunud Eesti ettevõtete eksporti Norra lugusid sa saaksid rääkida või jagada või? Vaata nende ebaõnnestumistega on ju see lugu, et ega me neist liiga palju ei kuule ega tea. Ja ma arvan, et siin mul on võib-olla raske neid lugusid edasi anda, et see, ma küll kuulen neist päris palju, ma kuulen, kuidas ettevõtted, ja ma toon mõned näited ka, kuidas ettevõtted on kunagi Norra turu sihikule võtnud, aga miks nad siis on jätnud selle pooleli või miks pole lennanud, on ju. Aga võib-olla, et positiivsema poole pealt alustada, kindlasti need edulood, need on sageli ikkagi, mida mina näen, niisugused pikaajalised edulood, need on tugevad partnerlused. Need on tugevad partnerlused ja võib-olla kahe ettevõtte näitel ma julgeks sellest, ma hiljuti just ka kohtusin Argo Sauliga Nordic House'is on ju Norras toimetanud minu teada 20 aastat ja nende ju ärimudel või ka see business model ongi selline, et ühes Norra partneriga koos on need ettevõtted, Norra pool tegeleb nende, mida nemad siis ehitavad Norra turul on just need samad hüttad käbinid mägedesse, nägid ka eelmine aasta tohutuid kasve on ju, sest norrakas ju täna puhkab kodus ja siis on kõigil oma hüttad vaja ja kuidas neil Norra pool haldab ära selle millised hüttad arhitektuurilise poole, ka selle kuhu milliste partneritega müügi poole ja siis Eesti pool tegeleb väga hästi siis oma selle tootmise efektiivsuse, kõige sellega, mida, kuidas, eks ju. Ja selline nagu, see on nüüd tüüpiline näide sellest win-win teemast. Ja tegelikult ega IT-sektor on mingis mõttes sarnane. Muide, IT-sektoris ma olen kuulnud siis selliseid ebaedulugusid ja olen kuulnud neid mitmeid kordi, kus Eesti ettevõtjad suure ühinaga võtsid mingit Norra turu ette, kas siin, kes käisid riigivisiitidega või kuidas iganes ja tundus, et ikka siuke, me tuleme Eestist, me tuleme digiriigist ja siis see laks, mille nad olid nagu Norrast saanud, nad ikka ootasid, et keegi vaataks üles nende poole. Aga kahjuks ei vaadanud. Ja see laks oli nii karm, et mõni on mulle otse öelnud, et peale seda kadus nagu isu pikaks ajaks Norra turgu vaadata. Ja võib-olla see, me Eestis räägime hästi tugevalt sellest Eesti digi ja maailma parimad. Ma pean ütlema mingid digiteenused, digitaliseerituse tase mulle tundub. Correct me if I'm wrong, tõesti, meil ei ole, võib-olla Norras meil ei ole täna seda elektroonilist hääletamist, ma arvan, et see on pigem poliitilise valiku teema, eks ju, aga ja meil ei ole bank-ID-ga, mis on siis nii-öelda see meie
ID-tuvastamise platvorm, sellega ei ole seotud allkirjastamine veel, on ju, aga kui ma vaatan, kuidas igapäevased teenused toimivad, ka see vaktsineerimisele registreerimine või mis iganes samme ma teen ka oma ettevõtte registreerimisega ja mingite dokumentidega, see on neil väga hästi korraldatud. Aga ja noh, võib-olla ka see Eesti riik teeb ju väga tugevat promo selle meie ID ja kõige ümber, eks ju, ja meie digitarkuse ümber. Aga jah, mida need Eesti ettevõtted nagu Norras saaksid paremini püüda, on ikkagi konkreetsed tüüpi projektid ja partnerlused ja siin teenindades riigi ja munitsipaali, peab arvestama ka sellega, et ühel Eesti ettevõttel võib olla keeruline saada ligi sellele konfidentsiaalsele infole ja siis leida enda jaoks need partnerlusmudelid ja näiteks võib-olla üks teine ettevõte ka, keda siis IT-sektoris ma ei ole küll nendega ise sel teemal rääkinud, aga nende selle eduloo ju kinni püüdnud Uptime, eks ju. Et nemad on ka Norras ostsid üles ettevõtte ja toimetavad, eks ju, et nad on jalg sedapidi maas, et Norra turg hindab ka seda kohalolekut ja eriti, kui sa lähed, mida lähemale sa lähed riigi ja munitsipaal teemadele oma asjadega või eratarbijale. Et niiga, kui sa suudad oma äri üles ehitada selliselt, et mõni Norra partner esindab sind, siis sa võid olla siin rahulikult distantsi peal, eks ju. Et just need ärimudelid läbi mõelda. Kuidas Norra selline tavatarbija e-kaubanduse poolelt julgeb ta tellib ta just ikkagi pigem Norra e-poest? Kuidas sul see tunnetus seal elades on? Jaa, see on, norrakad ju tohutult tegelikult seda e-kaubandust fännavad, eks ju. Ja Norraga on nüüd see lugu, et kui mina tellin näiteks Amazonist UK-st, see oli juba enne, kui siin Eestis minu meelest meil on olnud 2-3 aastat see teema, et ma vaatasin just ühe Eesti tootja puhul, et tema tooted olid Amazon UK-s üleval, need olid seal mingi 34 euroga umbes, võib-olla 30 GBP või mis see hind võis olla, nad Norra jõudsid mulle, oleksin ma tellinud koos nende taxide ja kõigega siukse 2-kordse hinnaga. Aga vaatamata sellele norrakate ostud Hiinast jätkuvalt kasvavad ja igasugused Zalandod ja Klarna need makselahendused ja need on kõik nagu siuke mainstream, kõik teavad, nii et see musta reede ja shoppingulained sageli just üle riigi piiride, need endiselt käivad, eks riigisiseselt on natuke tekkinud selle musta reedega siukse rohelise reede, hästi palju see aasta räägiti, et mitte nagu minna hulluks siukse, kuidas öelda, rumala ostu või lolli ostuga, et lihtsalt paugutades, aga siukest teadlikumad valikud ja eks mõned poed panid end ka täitsa kinni nendeks päevadeks. Niimoodi? Ja kes see Norra firma oli, kes sel päeval kutsus enda poolt ostetud rõivaid parandama, nad pakkusid siis tasuta parandusteenust sel päeval hoopis, on ju, et jaa, aga mis puudutab nüüd usaldusväärsuse teemat siuksest Eesti veebipoest, sa pead kuidagi ikkagi sinna pilti saama, on ju? Ja see on nagu see üks väljakutseid ja teine teema on see, et Norras on eraldi, nimetatakse norra keeles ordninguks, aga et kui üks välismaa veebipood tahab norrakale müüa niimoodi, et norrakas kaubale järgimine, sa ei pea seda lahti tollima ja lahti tollimise eest maksma 15 euri Norra postile, siis Eesti veebipood peab ennast registreerima. VUEK on selle teema nimi, ja siis on selliselt, et ühesõnaga Eestis see kaup läheb ju käibemaksuta Norra, see Eesti veebipood nii-öelda raporteerib Norrale siis mingi sagedusega oma neid müüke Norra suunal ja maksab ise see 25% käibemaksu Norra riigil ära ja tarbijal sellisel juhul ei jää muud üle, kui kaup vastu võtta ja lihtsalt, aga kui see on tegemata, siis juhtub see, et ma tellin Eesti veebipoest endale kauba, võib-olla selle kauba väärtus on 100 euri, eks ju, ja siis ma lähen sellele kaubale järgi, kohe lisandub 15-eurine lahti tollimine, pluss lisaks 25-eurine käibemaks, 25% käibemaks ja sealt need numbrid siis lähevad, et see on see, mis teeb keeruliseks. Liiga mugav ei ole tarbijale see. Ja.
Kas on mingit tüüpi ettevõtted ka, mis Norra turule Eestist võiks eriti hästi sobida, et kui sa oled selles ja selles sektoris, noh siis kindlasti tuleks kas sinuga ühendust võtta või kellegi teisega ja nagu mõelda, et see on Norra turu peale? Vaata, siin on hästi keeruline on üldistada, sellepärast, et kõik sõltub sellest konkreetsest segmendist, kus see ettevõte toimetab, mis on tema kõrval see konkurentide pilt ja loomulikult, kui on niisugused Eesti ägedad, targad tooted, teenused, millele ei ole Põhjamaades ja ma just nimetan võib-olla Põhjamaad, eelkõige Skandinaavias tugevat alternatiivi, et aga nende ütleme, eriti kui läheb subscription modeli peale siin erinevad need lahendused, siis on natuke see ärimudeli küsimus ka, et kas me suudame otse nad sainida ühe Eesti ettevõtte taha või me peaksime tegema seda koos partnerluses ikkagi mõne Norra ettevõttega, eks ju, et me sihimegi arenduspartnerid, võib-olla tal on nagu mitte konkureerivad, tal on sarnased tooted, aga mitte otseselt konkureerivad ja tema portfelli võiks sobituda ka see lahendus ja siis me nagu koos teeme, eks ju, sest ühel sellisel subscription modeli pealt toimetaval targal teenusepakkujal Eestist, sul peab tekkima ikkagi mingit pidi norrakeelne back office support'id, ka müügi, close imise, eriti selles esmases faasis. Ja minuga on siin ühendust võtnud ka ettevõtted, kes ütlevadki, et nad on komband, et kuidas seda teadlikkust oma asjale tõsta ja Norra PR firmas tulebki kohe mingi 20 000 eurini nagu pakkumine, et kas see üldse on reaalne, Norra hindade juures see on nagu väga reaalne, aga siis ongi, et millised need tegevused on ja kuidas te sealt seda üldse ka edasi viite, et ikkagi just see, milline see teenuse tarbimine selle subscription modelil on sul siin ka koduturul, millist tuge sa sellele, kuidas öelda, just alguse faasis sellele oma kohalikule kliendile andsid, et ega need samad teemad hakkavad ju kohe korduma ka Norras on ju. Et need on võib-olla kõige keerulisemad turule sisenemise, läbimõtlemise, sest Norra oma, eks see ongi, kui sa tahad endale täiskohaga inimese Norras turule tööle võtta, siis sa hakkad ju kohe rääkima väga kõrgetest aastapalkadest. Üks hea müügiinimene näiteks Norras võib vabalt teenid 100-150 000 euri aastas. Ja siis hakkabki see matemaatika läheb väga keeruliseks, kui on tegu kas väiksemate käivete või sellist subscription väiksemate summadega, et mis hetkel sul need käibed lähevad sinna maani, kus sul see müügiinimene ennast tiimist täie kohaga õigustab, on ju. Kuule, Anneli, suured tänud, et tulid, neid teadmisi jagasid ja ma soovin sulle palju edu, et sa avaksid väga palju uksi Eesti ettevõtjatele, et nad saaks eksporti Norra teha. Aitäh sulle! Suured tänud! Rõõm! Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koostegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Nii et tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavat veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavi.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võib-olla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videoid salvestada, siis uuri Marathon Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. marathonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.